Palume istuda, sõna on nüüd Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor rektoril professor Krista Tuulikul. Austatud lõpetajad, head õppejõud ja külalised. Täna on Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor 19. lennu viimane lõpuaktus. Kallid lõpetajad, suur tänu teile, et te olete usaldanud meid ja kulutanud oma aega ja raha kõrghariduse omandamiseks Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Kinkigu elu teile edu ja õnne. Meie teeme omalt poolt kõik selleks, et teie investeeringu väärtust usaldada ja tõsta. See tähendab Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor diplomi väärtus aastatega kasvatada. Meie pingutustest on aga üksi vähe kasu. Ka teil tuleb pingutada. Tuleb edasi õppida, edasi investeerida. Kui teil läheb hästi ka teie koolil. Suur tänu teile õppejõud. Suur tänu teile Meeli, Siiri, Margarita koos oma Tallinna õppekeskuse meeskonnaga. Teil kõigil on osa sellest, et need lõpetajad täna siin on ja oma diplomid kätte saavad. Tänud teile kõigile, kes te tänastele lõpetajatele toeks olite. Aitäh! Aitäh, professor Krista Tuulik. Me palume nüüd aga lavale rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu juhatuse esimehe Mati Lukase. Olge hea. Austatud Mainori kõrgkooli, Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor lõpetajad ja külalised. Eesti rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu annab juba 6. aastat välja parima lõputöö diplomit ja stipendiumit. Ja käesoleval aastal andis rektorite nõukogu diplomi Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor lõpetajale Krister Soloninile. Üks hetk ma näen, et Kristel on sellise näoga, et tahab kindlasti rääkida, millest siis parim diplom jutustab. Ma ei tea, siin on kirjas, et ma saaksin ka teada, millest siis parim töö nagu rääkis. Mis seal kõige paremaks osutus siis? Seda ma ei tea, mis seal kõige paremaks osutus, aga töö rääkis Tartu turuhoonest, Tartu turuhoone ajaloost ja sellest, et kuidas seda turuhoonet taastada. Ja mis siis oli Tartu turuhoone sead? Kes siis oli Tartu turuhoone kõige esimene müüja, kes seal astus sisse ja hakkas müüma ja mida ta õigupoolest müüs ja kui rikkaks ta lõpuks sai. Ma saan, et see on väga oluline ja tänastele lõpetajatele teada saada. Ei, mina keskendusin rohkem Tartu turuhoone siis arhitektile, Voldemar Tippelile ja sellele, et millest lähtudes tema siis oma projekti lõi. Aga siin on siis kõige parema diplomitöö kirjutaja. Palju õnne! Ma tahaksin samuti kõiki lõpetajad veel kord õnnitleda. Minu õnne valem on hästi lihtne. Jääb hästi meelde, hakkab teid kindlasti kummitama ja mis kõige tähtsam, see toimib. Tõele au andes, ega see päris minu enda valem ei ole. Mina laesin selle Steve Jobsilt, kes ütles, tehke, mis te teete, tegelege sellega, mida te armastate ja elage sellega, keda te armastate. Kõik muu tuleb iseenesest. Palju õnne!
ette väljavõtte Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektori käskkirjast number Ö798 MK, mis on välja antud 7. juunil 2012. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilaste eksmatrikuleerimine seoses õppeasutuse lõpetamisega. Seoses magistriõppe õppekava täitmisega täies mahus väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Ettevõtte finantsjuhtimise õppekava Aleksei Kefner. Irene Janter. Heldi Lass. Aivi Suuk. Katerina Zvitsinskaja. Julia Sergejeva. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Disain loovettevõtluses õppekava sisekujunduse kõrvaleriala Kerli Vaikre. Infotehnoloogia õppekava IKT haldamine ja administreerimine Andrei Tšuprin. Ärijuhtimise õppekava ettevõtluse peaeriala, majanduse arvestuse finantsjuhtimise kõrvaleriala Helena Paimla. Turunduse kõrvaleriala Kristjan Jasinski. Ärikorralduse kõrvaleriala Dmitri Peterson.
austatud õppejõud, kallid kaaslõpetajad, head saalisviibijad. Tõepoolest, tehtud. See saigi tehtud ja juba mõne hetke pärast me läheme siit saalist välja ja me olemegi koolivilistlased. See diplom ei muuda küll palju, küll aga muudavad palju need lood, mida on rääkida meil kõigil. Ja need kogemused, mille me oleme siit Eesti ettevõtluskõrgkoolist Mainor endaga ühes võtnud. Ja kõige väärtuslikumaks pean aga mina neid suurepäraseid kontakte ja neid suurepäraseid inimesi, nii õpilasi kui õppejõude, keda ma siin selle 3 aasta jooksul kohanud olen ja kellega on koos veedetud. Olgem ausalt, suurepärane aeg. Aitäh teile, kallid kaaslõpetajad! Mul on hea meel kutsuda siia lavale taas Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Krista Tuulik, et siis jagada auhindu aasta kõige parematele õppejõududele. Ja seesama traditsioon kestab juba aastast 2001 ja tänaseni on olnud see rändkarikas suisa 14 erineval õppejõul. Nagu te teate, te ise olete need valinud, kuid nominente on õnneks rohkem, aga üks õppejõud on siis sellel õppeaastal teile eriti südamesse läinud. Psühholoogia lektor Piret Einpaul, statistika lektor Kristel Reim, finantsarvestuse ja finantsjuhtimise lektor Ulvi Sloog. Nüüd aga palume lavale need õppejõud, keda ei ole veel tunnustanud ja kelle kätte ei ole veel surutud. Logistikalektor Meelis Zimmermann. Turunduse lektor Marina Nappa. Arhitektuuri ajaloo lektor Siim Sultson. Ettevõtluse professor Toomas Saal. Rahanduse ja panganduse dotsent Kalle Ahi. Organisatsiooni psühholoogia lektor Anu Virovere. Arvutiehituse ja arvutivõrkude lektor Vladimir Tomberg. Need olid siis aasta parimate õppejõudude nominendid ja nende seast on üks siis kõige parem. Üks õppejõud, keda te hindate enim ja selleks on aasta parim õppejõud 2012 on Piret Einpaul.
no ühelt poolt on tore saada sellist auhinda, aga teiselt poolt on ka selline, kuidas öelda, raske auhind, sellepärast et ei tea, mida, nagu öeldakse, üliõpilased enim hindavad, kas siis öeldakse teie leebust ja lahket olekut või vastupidi teie karmust ja karmi olekut. Kumb see siis teie puhul peale jääb? Arvestades mul on päris mitu järeleksamit veel tulemas, et üliõpilased on seni öelnud, et karm aga õiglane, ma loodan seda niimoodi jätkata. No missugune teie valimiskampaania oli siis parimaks õppejõuks saamiseks? Ma arvan, et see oli suur töö, hästi palju ringi sõitmist, väga palju õpetamist, väga palju pikki loengutunde. Ma täna ei peaks 4-tunnist loengut, aga ma tahaks lõpetajatele öelda, et täna on teie päev. Ja mul ei ole jaotusmaterjali ega midagi, mul on 2 sellist lihtsat, aga väga olulist soovi teile. Üks on see, et olge head, vaadake praegu endasse ja märgake seda, mis toimub siin ja praegu. Need minevikus olnud asjad ja tulevikus olnud asjad, need on ka olulised. Nendega jõuate te veel tegeleda, aga see, et mis teie sees ja ümber praegu toimub, on tähtis. Ja teine oluline asi on ilmselt see, et päris raske. See on väga raske. Väga raske, aitäh. Et teine väga tähtis mõte on see, et seoses sellega, et teil on nüüd see tehtud, see asi, mille pärast me täna siin oleme, ilmselt on pidanud mõned väga olulised asjad olema ootel. Teie sõbrad, teie lähedased ja teie ise. Ma soovin, et te võtaksite nüüd aega selle jaoks, mis seni ootel oli. Aitäh teile! Piret Einpaul! Austatud proua rektor, õppejõud, saalis viibijad. Täna on tähtis päev selle poolest, et tõepoolest meie kooli lõpetajad said ühe paberi, mida nimetatakse diplomiks. Kuid ma ei tahaks päriselt nõustuda ühe eelkõnelejaga, kes väitis, et ta ju tegelikult oli eile samasugune kui täna ja homme samasugune nagu täna. Mis asi see diplom siis on? Tuletaksin meelde meie vestlusi esimesel kursusel 3 aastat tagasi kõrgharidusest, haridusest üldse ja siis ka sellest samast diplomist. Haridus on selline asi, mida ei ole võimalik osta, müüa, vahetada, anda, kinkida. Haridust on võimalik ainult omandada. Ja omandada saab seda ainult igaüks ise. Tänases päevas kulmineerus hariduse omandamine 3 aasta vältel. Ja selles diplomis peitub 3 aasta töö. Ma ei usu, et olete täna samasugune nagu 3 aastat tagasi. Aga vaevalt te olete samasugused nagu täna ka 3 aastat hiljem. Aga diplom on ikka samasugune. Mida näitab diplom? Diplom näitab tegelikult ainult 2 asja. Esiteks, et siis, kui te selle diplomi saite, olite te omandanud kõrghariduse ja sellega kaasnevad teadmised. See on tänases hetkes. Neid teadmisi ei pruugi olla enam 10 aasta pärast. Teiseks näitab see diplom seda, et täna olite te võimelised omandama kõrghariduse. See on teie võimekus. Ka seda ei pruugi olla enam 10 aasta pärast. Nii et see diplom näitab tegelikult tänast hetke, teie tänaseid võimekusi ja teadmisi. Kuid püüdkem seda tänast võimekust hoida ja edasi arendada. Ja seda on võimalik ainult ühel moel teha, edasi õppides. Teist võimalust ei ole, et seda säilitada. Te suutsite 3 aastat tagasi enese jaoks püstitada ühe eesmärgi. Leidsite vahendid selle eesmärgi saavutamiseks ja saavutasite selle eesmärgi tänases päevas. Kahtlemata, et olete kõik ettevõtlikud inimesed. Arendame ka seda omadust, ettevõtlikkust edaspidiseks igas eluvaldkonnas ja igal alal, sealhulgas ka oma teadmiste hoidmisel ja säilitamisel ja edasi arendamisel.
Palju edu teile! Aitäh, Toomas Saal! Üks lühike sõnavõtt on meil täna veel ja palume siia Tallinna õppekeskuse õppekorralduse juhi Margarita Aleksejeva. Уважаемый ректор, преподаватели, присутствующие, дорогие выпускники, вот и закончился важный этап вашей жизни. Сегодня перед вами открываются большие возможности. Теперь вы можете создавать свои фирмы, быть успешными предпринимателями, хорошими логистами, финансистами, специалистами в области инфотехнологий, дизайнерами. Или можете учиться дальше, ведь сегодня уже было сказано, что образование – это путь к свободе. Я от всего сердца поздравляю вас, желаю счастья. Верю, что в жизни вы будете uspešными и предприимчивыми. Aga kallid lõpetajad, olge edukad ja ettevõtlikud.